Rääkides popmuusikast, kiputakse rääkima suurest muusikatööstusest. Paraku on nii, et maailmarekordid ja miljonitesse küündivad müüginumbrid ei ole selles vallas eestlastele päris tuttav maailm. Meil võidakse teha küll ju väärt muusikat, aga müüginumbrid ühe väga hea plaadi puhul jäävad parimal juhul 5000 kanti. Mõned erandid on suutnud müüa ehk ka 10 000 või veidi peale. Ja ometi suudame me kaasa laulda pea kõikide meie artistide suuremaid hitte. Tanel Padar ja The Sun. Punt, kes juba 2003. aastast nopib igal aastal muusikaauhindade jagamisel erinevaid auhindu. Kihnu Virve pärjati sel aastal plaadi müüginumbrite järgi aasta naisartistiks ning ei mööda ühtegi Vikerraadio soovikontserti, kui Kihnu Virve oma laulu üles ei võta. Liisi Koiksoni plaat Väike järv osutus tõeliseks menukiks. Esimene tiraaž müüakse läbi nagu poleks olnudki. Kokku arvatakse, et müüdi seda plaati ligi 12 000 tükki, mis on Eesti oludes üsna pöörane saavutus. Metsatöll, bänd, kes oma ainulaadsusega vallutab maailma, kellel on Eestis tuhandeid fänne. Kõik nad on Eestis väga kuulatud ja väga armastatud artistid. On aga olemas üks ansambel, keda eestlased kõige rohkem armastavad. Ei, seda ansamblit te raadio edetabelitest ei leia. Tõenäoliselt ei ole teda neis edetabelites kunagi olnudki. Ka muusikaauhindu pole neil trofeena kamina simsile asetada. Ometi on nemad korda saatnud Eestis midagi pöörast. Nad on enda sõnade järgi müünud ligi 170 000 kassetti ja plaati. Kiire kodune viktoriin. Kes on see Eesti müüduim artist? No, ei tea. Kas vajate paremaid vihjeid? Siin nad on. Pereansambel Sõnajalg. Ehitame üles muistsed varemed, taastame vanemate laastatud paigad ja uuendame hävitatud linnad Eestimaa. Me austame loojad ja ehitame kojad ja õnnistatud on meie tütred ja pojad ja maa Eestimaa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii, üks aval loeti, jah? Okei, siis on 7. Ehitame üles muistsed varemed, taastame vanemate laastatud paigad ja uuendame hävitatud linnad Eestimaa. Ja kassette oleme kokku välja andnud ametlikult 150 000 ja peale seda siis plaadid. Sellel ajal, kui me alustasime, siis veel plaat ei tuntud. 150 000 kassetti ja väidetavalt on kõik nad ka maha müüdud. On küll, jah. Jah, meil mõningaid asju siin on mõned sajad, aga on ka kassette, mida meil endal näiteks ei ole. See ei olnud meie elus lihtsalt musikaalne kalduvus või lihtsalt soov, aga see oli pigem inspiratsioon. Et see kogemus, mida meie kogesime seoses kõiksusega. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Algul hakkas ainult Siiri kirjutama kõiki neid lugusid ja mina inspireerisin teda ilmselt paljude oma mõtetega ja koos laulsime ja iialgi meil olnud laul, et sellega kunagi suurtele lavadele tulla. See oli lihtsalt muusika, mida ei saanud oma hinge jätta. Ta on me looja võimas majesteet ja edu tooja. Kõik hea, edu ja täius kus on Jeesus, ta on see päästja, keda majab iga elan süda siin. No nagu teada, me alustasime tol ajal nii-öelda kiviajast, et siis see kompuutermuusika oli nii uus, nii värske, nii noor, et kuigi me esimesena sellega maale tulime. Aga
see oli kaugel sellest, mis võimalused on praegu, aga me alustasime millestki ja see algus oli väga hea. Ja siis meid kutsuti lihtsalt välja ja kuidagi niimoodi sellisest hästi väikesest algusest sai midagi hästi suurt. Tehke nüüd väike sisekaemus aastasse 1989 ja tuletage meelde, kui väga te tahtsite minna Sõnajalgade kontserdile, kui pikas järjekorras te seisite, et ihaldatud kontserdipilet kätte saada ning kui mitu kassetitäit Sõnajalgade loomingut teie koduriiulis seisis. Mis te arvate? Kas Sõnajalgadele endile tuli selline populaarsus üllatusena? Absoluutselt. See oli meile tõsiseks üllatuseks, kui me esimest korda olime saanud valmis oma kasseti ja see oli esimest korda poelettidel. Ja kui me läksime siis seda ise vaatama, mis toimub, siis kaubamaja uksest oli järjekord kuskile sinna üks 100 meetrit välja. Me ei teadnud ka, mida seal müüakse, läksime siis vaatama, meie kassette müüakse. Kuna meil endal ühtegi originaali veel ei olnud, siis mõtlesime, et me läheme sealt nagu ja küsime endale ühe kasseti kui artistid. Saime hirmsasti riielda ja pahandada, mida aeti ära, et me oleme siin mitu tundi seisnud, mida te õige arvate. Enne veel, kui sa appi hüüad, taasin kuule, taasin näe, taasin täita, taasin hoida, on see öö või on see päev. Enne veel, kui sa appi hüüad, taasin kuule, taasin näe, taasin täita, taasin hoida, on see öö või on see päev. Samuti Linna Hallis, et see, kui me müüsime ühel õhtul 3 kontserti välja, üks oli öökontsert, hakkas kell 11 õhtul ja me ei uskunud, et see võib täis on. Ja inimesed istusid vahekäikudes nende treppide peal, nii et saal oli täiesti üleni täis kogu see panoram. Sinule on antud ainult üks elu siin. Eile päev ei kordu iialgi. Igavikus mõistad alles, kui tähtis oli see. Vastu võtta Jeesus südames. Kõik, kes on vähegi huvitunud, kuidas muusikatööstus toimib, teavad, et suurte tiraažide ja müügieduga on võimalik ikka väga rikkaks saada. Perekond Sõnajala tegemistelt silma peal hoides ei teki kahtlust, et raha taha seal peres ei jää midagi. Kas tõesti panid need samad kassetid perekonna varandusele aluse? Ja see on nüüd tegelikult väga hea küsimus. Inimesed arvavad, et see on meid rikkaks teinud, tegelikult see ei vasta tõele. Et kassette me tootsime siis piiri taga Soomes ja müüsime Eestis ja müüsime neid nende hindadega, mis siin inimestel taskukohane oli ja tootsime neid Soome hindadega, nii et loomulikult ta tõi meile käivet, aga selle me panime täpselt samasse tagasi ja kui sealt midagi üle jäi, siis me ostsime jälle oma stuudiosse mõne uue muusikariista, nii et sealt me kasumit välja võtnud kunagi ei ole. 7 helikandjatäit muusikat, 100 laule. Milline lugu näiteks õekeste endi hinget kõige rohkem helisema paneb? Milline lugu? No vist ikka tulge kõik, sellepärast, et see kuidagi haaranud nii palju inimesi kaasa, sest seal on kutsutud neid inimesi absoluutselt igast klassist ja valdkonnast, vaesed, mis kuuluvusega ma iial oleme. Kes iganes. Saale ja tooja, igale seisa, tulge kõik, tulge ka juurde kõik. Ühel päeval kõik see, mis on tõde, et see tuleb päevavalgele, ükskõik millest me läbi lähme. Olgu need kas või kohtuprotsessid, mis võtavad aega, aga ma hüüan su poole mu päästekalju, et sa katad mu ette laua mu vastaste silma all, et see on sõnum piiblist. Ja kindlalt uskudes sellesse, teades, et meie, kes loodame tema peale ja me teame, et on tõde, et meie elus toimib see sama asi, see sama sõnum. Et seda laulu ehk ma olen eriliselt hingest ja südamest laulnud. Saale ja tooja, igale seisa, tulge kõik, tulge ka juurde kõik. Nad on koos elanud ja laulnud praktiliselt terve oma elu. Me kõik teame, kuidas lõppes pereansambli APA käekäik.
kust jookseb piir sõnajalgade jaoks? Meie jaoks ei ole neid piir olemas. Me lihtsalt tahame leida aega selle jaoks, mis meie elus on tõesti tähtis ja see on see muusika, see on see sõnum ja me teame, kui palju see on tegelikult toonud kasu neile, kes seda vajavad kuulata ja kes sellest on kinni haaranud. See meile palju rõõmu valmistanud, nii et meie jaoks on see ajatu aeg ja me lihtsalt kogu südamest ja rõõmuga teeme seda edasi.